Head sõbrad, ma tahaksin täna rääkida teile võitjatest, meie kutsumusest ja meie valikutest. Ja loomulikult, kui me nendel teemadel räägime, siis me ei saa läbi ka ilma ustavust mainimata. Täna on kirikukalendris palmipuude püha ja ma räägin 2 kuninglikust sisenemisest. Kallid Madli ja Tarmo, teie pere, Kärdla kogudus ja Hiiumaa kogudus, nagu ma ütlesin. Madli ja Tarmo teenimine on olnud siin samamoodi kui 22 aastat sisenemist Hiiumaa inimeste südametesse. See on juhtunud mitmeid kordi ja viimati Eesti Vabariigi aastapäeval anti sulle ka Hiiumaa teenete märk pikaajalise ja ustava teenimistöö eest Hiiumaa kogukonna heaks. Ja samuti kinnitab seda persoonilugu Hiiu lehes, mis oli viimases Hiiu lehes, mida ma täna hommikul isa juures lugesin. Kallis Tarmo, see on kinnitus sellest, et sa oled olnud ustav. Ja mitte ainult Hiiumaa kogudusi teenides, vaid kõigi Hiiumaa inimeste heaks oled sa olnud olemas. Ja Hiiumaal teenimisest on kujunenud sinu elutöö. Juba seminaris õppides hakkasid sa käima Sadala koguduses, siis te olite juba Madliga abielus, läksite Kohtla-Järve kogudust teenima. Siis sa tulid Tallinnasse perega, teenisid seal liidu peasekretärina ja lõpuks, kui tuli kutse Kärdlasse, siis tulite siia. Kallid tänasel väga erilisel tänupäeval osalejad, ma tahan teie käest küsida, tõstke käed need, kes on oma elus kolinud. Kes on 2 korda kolinud? Kes on 3 korda kolinud? No ikka on neid inimesi, aga ma jätsin selle täpsustamata, et kui te kolite ühes ja samas linnas, siis see ei lähe arvesse, sest te kolite lihtsalt paremasse kodusse. Aga ma küsimusega tahtsin öelda seda, et me mõtleksime, mida tähendab elada Tartus, kasvada üles ülikooli linnas, Eesti ühes parimas linnas, mida minu abikaasa armastab öelda ja ma nõustun temaga. Siis minna väikesesse kohta Sadalasse, siis minna Ida-Virumaale, Kohtla-Järvele, kuhu võib-olla mitte keegi täna meist ei tahaks vabatahtlikult minna. Siis tulla Tallinnasse pealinna ja siis lõpuks Hiiumaale. Kes on kasvatanud lapsi, te teate, mida see tähendab. Lapsed leiavad endale sõbrad, saavad juured alla, kõik on harjumuspärane ja siis tuleb sealt üles juurida see kõik, maha jätta ja minna uude kohta ja nii korduvalt. Mõelge sellele, mida Kähride pere on läbi elanud. Ja see on täna tunnistus sellest, et te olete olnud ustavad. Te olete järgnenud kutsele. Teie olete võitjad. Ja ma jagan täna ühte ilmutusraamatu salmi teiega. See on ilmutusraamatu 17. peatükk ja 14. salm. Selle maailma valitsejad hakkavad sõdima tallega ja tal võidab nad ära. Sest tema on isandate issand ja kuningate kuningas ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud, on valitud ja on ustavad. Aamen. Ma lubasin rääkida 2 kuninglikust sisenemisest. Esinemine siis see, millest me juba kuulsime, kuidas palmipuude pühal Jeesus sõidab Jeruusalemma eesli seljas ja see on kõigile nähtav alandlikkus. Kas see on ka kõigile pealtvaatajatele lõpuni mõistetav? See on teine küsimus. Ja siis teisest kuninglikust sisenemisest, mis oli selles ilmutuse raamatu tekstis,
kus näidatakse meile teistsugust kuningat, aga sama kuningat, ohvritallena, kes on isandate issand ja see kuningas juba on võitnud. Ja minu sõnum täna teile koosnebki 2 osast. Esimene sõnum on kutsumisest ja meie valikutest ja teine on ustavatest võitjatest. Ja need mõlemad on mõelnud Tarmo ja Madli teile, teie perele, aga ka kõigile meile. Esimene on Jumala kutse, kui see meile inimestele saabub, siis sellele peab järgnema meie veendumus meie kutsumuses. Sellepärast, et kutsumus ei ole ametikoht, vaid see on suhe. See on suhe Jumalaga. Ja kreeka keeles sõna kleetos tähendabki kedagi, keda on nimepidi hüütud. Nii nagu Jeesus kutsus rannal kunagi kalureid, nii kutsus ta Tarmo sind koos Madliga Hiiumaale. See 22 aastat täna ei ole lihtsalt sinu staaži fikseerimine siin, vaid see on tõestus Jumala kutsest ja selle järgimisest, mis on kandnud sind ilmselt läbi mitmetest rasketest kohtadest. Ja selline kutsumus püsib ka siis, kui meie teenimise asukoht muutub. Sellepärast on vaja meie kutsumisele kinnitust pitseriga, mille Jumal ise paneb meile selle kutsumise hetkel. Kui me loeme piiblit, siis me leiame sealt mitmeid Jumala valiku printsiipe. Ja Jumal ei vali kedagi nende täiuslikkuse, vaid nende kuulekuse tõttu. Valik on arm, mitte alati kõige suurem andekus. Millisega Jumala valiku saladus lõpuni peitub, ega me seda ju lõpuni ei tea. Aga Jeesus ütles, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja nüüd meile kõigile ja sulle julgustus edaspidiseks. Mõtle täna sellele, milles on sinu kutsumus. Ma tulen selle juurde veel mõni kord tagasi selle jutluse jooksul. Ja kui sa täna mõtled, et Tarmo astub täna kõrvale igapäevasest teenimisest Hiiumaal, siis ometi tea seda, et Jumal ei ole sinuga ja teie perega lõpetanud. Jumal on kutsunud meid, kuni ta meid kutsub igavikku. Aga teistsuguses ülesannetes ja teistes kohtades. Veel Jumala kutsumusest ja tema valikutest. Jumal kutsub meid kõiki 3 erineval tasandil. Kas me sellele vastame? See on teine küsimus. Aga kõiki inimesi Jumal kutsub ennast järgima. Ja mõtle täna sina sellele, millal Jumal kutsus sind. Järgne mulle. Tarmo, sina vastasid esimesele kutsusele siis, kui sa olid 8-aastane. Oli nii. Kolgata koguduse noortelaagris. Tarmo noogutab. Mina olin ka 8-aastane. Jumal kutsus mind seal Järvade kodus Nuutri tänaval 1. aprillikuu õhtul. Siis kutsub Jumal meid mõnda konkreetsemasse rolli võib-olla koguduses kaasa teenima, kus on väga palju erinevaid ameteid. Ja kui sinul täna ei ole koguduses mitte ühtegi ülesannet ega ametit, siis täna on just see päev, kui sa pead minema oma juhatuse liikme juurde ja ütlema, et ma tahan teenida. Mida on vaja koguduses teha? Mõtle sellele. Ja 3. kutse, mis võib-olla ei saabu meile kõigile, aga ometi Jumal kutsub selle kutsega ka. Ja see on see, kui Jumal kutsub meid teenima täisajaga, kas pastorina, missionärina, kus sa jätad oma igapäevase ameti, nagu jüngrid jätsid oma paadid ja võrgud ja järgnesid Jeesusele. Tarmo, küllap sa mäletad seda kutset ka. Küllap sa oled seda korduvalt kogudusele jaganud. Sest kui see ei oleks nii olnud,
siis sellise kutsumuse kindluseta nii pikalt pastorina teenida, Kärdlas 22 aastat ja umbes 30+ aastat tuleb kokku, eks nii. Kui me tahaksime teenida kogudust ja Jumalat ilma Jumala kutseta, siis võitjate hulgas me kindlasti ei oleks. Ja meil on oma kutsumustega ühel oma lugu. Aga kui ma tahan täna rõhutada kutsumist ja Jumala kutsumust ja selle ära tunnetamist, siis ma pean rääkima ka oma loo, et sind veenda selles, et kui Jumal kutsub, siis ta teeb meile selle nii selgeks, et me ei pea mitte kunagi selles kahtlema. Sellepärast, kui tulevad need raskemad hetked, siis ta kannab sealt läbi. Ma õppisin ehitusjuhiks, töötasin üle 25 aasta oma erialal, kõik läks hästi, sissetulek oli hea, Tallinnas on mõnedki hooned, mida olen ehitanud. Ja muidugi ma paralleelselt teenisin koguduses ka üsna aktiivselt kaasa, alustades siitsamast Kärdla koguduse noortetööst. Ja Oleviste koguduses oli päris mugav olla jutlustaja, juhatuse liige, vanemate kogus, teha neid asju, mida paluti. Aga vastutust ei ole. Ja ma oleks võinud niimoodi ju edasi teenida nii kaua, kui Kristus tagasi tuleb või me läheme igavikku. Aga ometi mulle oli tehtud korduvalt koguduste poolt tulla karjasena teenima ja ma olin kõik need tagasi tõrjunud ja Jumala kutsest põgenenud. Aga teate, Jumal saab meid ühel hetkel ikka kätte. Mitte jõuga, vaid armastusega. Ja ühel hetkel saabus mulle kutse Kanadast Vancouverist, kas sa ei tuleks aastaks teenima sinna pastorina. Ütlesin, mina ei ole ju pastor. Me läksime, teenisime seal ja tollal oli meie liidu presidendiks Erki Tamm. Ta küsib mu käest, Tarmo, kui te tulete tagasi Viljaga, kas sa siis ka Eestis jätkad? Siis ma ütlesin, jah. Teadmata ise, millele ma jah ütlen. Ja ma ütlesin, eks ma siis lähen mõnda väikest Tallinna lähedast maakogudust teenima. Aga Jumalal olid teistsugused plaanid ja kutse saabus Kalju kogudusest, Kalamajast. Ja siis oli mul palju võitlemist. Jumal, kas see on see koht, kuhu sina tahad mind saata? Kas see on sinu kutse või on see ainult inimlik kutse? Ja Jumal andis mulle 3 märki. Esimene on selline natuke naljakas. Ma nägin unes, et ma ei saa minna Kalju kogudust teenima, sellepärast, et seal hoovi peal on üks nii õudne puumaja, millel on trellid ees ja see on nii jube lihtsalt. Tundub naljakas ja ega ma päeval rohkem sellele ei mõelnud, aga mul tuli minna sel järgneval päeval Kalju kirikust mööda, et minna teekäija peatoimetaja palvel minema seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga ühte intervjuud tegema konsul Aarand Roosiga, kes oli ka Kalju koguduse liige. Ja kui ma siis sõidan sellest Tetermanni majast mööda, siis ma ei usu oma silmi. Ma vaatan ja rääkimata trellidest, aknad on ka kõik eest ära võetud. Toimus akende vahetus. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, kas sa midagi sellega tahad mulle öelda? Siis läks mõni aeg mööda. Siis mulle meenus, et aastal 1988 oli Kalamaja kirikus üleval rõdul Bill Bright, kes oli tolle ajal Campus Crusade juht ja asutaja, seal käimas ja teenimas ja ta pani oma käed minu ja Vilja peal ja palvetas, et meist saaksid kunagi Jumala riigi kaastöölised. Tol ajal ma ei saanud sellest kuidagi mingeid järeldusi teha, aga Jumal tuletas mulle seda meelde. Ja siis ma läksin abipastori juurde, kes seal koguduses teenis ja küsisin, kas sina jääd, kui ma tulen. See on jään küll. Siis olid minu
vastuväited ja argumendid otsas Jumalale. Ja teate, miks ma täna teile räägin? Sellepärast, et kui Jumal kutsub, kui Jumal Tarmot ja Madlit kutsus, kui Jumal sind täna kutsub, siis ta annab sulle kindluse, et sa mitte kunagi ei pea kahtlema, et selle taga on Jumal. Sellepärast ma tihti mõtlen Šoti evangelisti Oswald Chambersi sõnadele, kes on öelnud, Jumala kutse ei ole kunagi suunatud meie võimekusele, vaid meie ustavusele. Jumal ei vali meid sellepärast, et meie oleme väärt, vaid selleks, et muuta väärtuslikuks läbi meie ustavuse. Mul on olnud need sõnad tohutult jõudu. Aga lähme edasi. Ma arvan, et peale selle Jumal on meid valinud ka. Ja me ei pruugi ise sellest alati teadlikud olla. Jeesus ütleb, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja see on vahest üks kõige selgem kinnitus jumalikust valikust. Sellepärast, et Jumal teab meist palju rohkem kui meie ise. Ja Jeesus ütleb oma jüngritele, ütleb seda sulle täna, armas Tarmo, ütleb Kärdla kogudusele, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Ja kui me loeme psalmis 139, siis Jumal näeb meie elukäiku palju kaugemale veel, kui me ise seda oskame aimata. Psalmis 139 loeme, su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik mu päevad, mis olid määratud, ehkki küll ühte ainustki neist ei olnud olemas. Meie kutsumus ei ole karjäärivalik. See on vastus kellegi teise kõrgema valikule. Ja teie olete täna selle valiku tunnistajad. Ja me tahame tulla teie jälged, sest te olete meile eeskujuks olnud. Ja ma rõhutan sulle veel täna, kui sul ei ole täna koguduses teenimisvõimalust, siis mõtle sellele. Ega sa ei ole tulnud täna siia Jumala teenistusele niisama. Sa mõtlesid, et ma tulen koori kuulama ja ma tulen Madlit ja Tarmot perega ära saatma. Ei, Jumal on kutsunud täna sind siia ka selleks, et anda sulle konkreetne amet koguduses. Et sa ei läheksid ära ilma, et sul ei ole mitte ühtegi ülesannet koguduses. See on nii, nagu apostel Peetrus kirjutab, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Contemporary English Bible ütleb selle natuke laiendatud tähendusega. Ta ütleb, te peate tegema kõik selleks, et teie elust paistaks välja, et Jumal on teid kutsunud ja teid valinud. Nüüd, kui pastor Tarmo suundub uutesse ülesannetesse, peab kogudus meeles pidama seda ilmutusraamatu lubadust. Võidavad need, kes on ustavad. Ma arvan, et vahel on nii, et Jumal ei hinda ainult meie viljakust või meid selle järgi, kui tulemuslikud me oleme Jumala riigis, vaid meie isiklikus usuelus ja ka koguduse elus on kindlasti neid perioode, mil Jumal hindab ustavust rohkem kui viljakust või tulemusi. Ja nii on palmipuude pühagi täis paradokse, kuidas kuningas sõidab eesli seljas või hüütakse paralleelselt Hosianna ja seal samas löö risti mõne aja pärast. Kui ruttu rahva meel muutub või kui polariseerunud on ühiskond. Või siis võit läbi näilise kaotuse
ehk ülestõusmine läbi Golgata. Ja mu armsad Kärdla koguduse õed ja vennad, järgmised kuud tänasest kuni septembrini võivad olla teie jaoks samuti täis paradokse. Aga teadke, kui pastor läheb, siis issand jääb. Ja teie turvatunne ei põhine karjasel, vaid suure tähega karjasel. Ometi, Tarmo, sa oled olnud kui kapten, kes täna saadad purjeka sadamast teele. Tänasest on Kärdla kogudus nagu purjekas Kärdla lahel ja kui kapten vahetub või läheb maale, peab meeskond ometi hoidma kurssi edasi ja purjed üleval, sest teate, armsad, pühavaimu tuul puhub ikka samast suunast. Ma tahan teid täna julgustada, et kogudus ei jää ilma pastorita, vaid ta jääb seda ainult mõneks ajaks. Treeninguperioodiks, mil te harjutate iseseisvalt purjetama. Toetuses üksteisele, usaldades üksteist, aga üle kõige usaldades Jumalat. Ja vaadake siis, et halssimisel läheks kõik hästi. Kes on purjekaga sõitnud, teavad, et see on üsna meeskondlik ala. Ja on väga üksikuid, kes on üksi merele läinud ja isegi ookeanil sõitnud, aga tavaliselt tehakse seda elus ainult ühe korra. Halssimine on see, kui purjekas äkitselt satub tuule kätte ja poom võib visata ühelt küljelt teisele ja nii võib mast murduda, kui me õigel ajal ei reageeri. Olge ka selleks valmis. Valmisolek tähendabki ustavust koguduse töös ja mitte kunagi allaandmist. Niisiis toimub ustavuse printsiip kõige rohkem just sel vahepealsel ajal, kui kogudusel karjast ei ole. Aga Ilmutuse raamatu tekst ütles, et tallega koos võidavad need, kes on ustavad. Ja ustavus tähendabki Jumala usaldamist ka siis, kui pastorit meie hulgas ei ole. Lõpetuseks ma ütlen seda, et meie võit on Jumala sõna tõotuste põhjal kindel, kui me usaldame talle, kes on võitnud. Sest me kõik tahame ju lõpetada kodusadamas. Jeesus ütles, et tema riik ei ole sellest maailmast, aga ometi muudab tema kuningriigi saatkonna kohalolu meie kõigi näol juba praegu selle maailma nägu. Ja kui võtta kogudus ära maailmast, milline siis näeks see maailm välja? Sellepärast me peame meeles pidama, et meil kogudusena on ülesanne jätkata seda sama kurssi, kus me seni oleme olnud. Ja ärme kohku tormidest ja peame meeles, et metsalise ja talle vastasseis, see on normaalne seisund. Aga aeg-ajalt tasub navigatsioonijuhist vaadata, kus on kirjas, võit on juba saavutatud, Golgata on toimunud. Kutse kuulub täna meile kõigile ja me kõik peame jääma ja olema ustavad, kuni selle päevani, mil issand meid igavikku kutsub. Aga enne seda kuuleme Jumala häält ja paneme tähele seda kutset, millega ta täna meid igat ühte kutsub. Alusta sellele mõtlemisest juba täna. Carpe diem, kasuta päeva. Aamen. Ma palun, et me tõuseme palveks. Isa taevas, ma tänan. Koos Hiiumaa usurahva ja kõigi külalistega täna siin tänu Jumala teenistusel, et sina oled kuningas. Täna, et sina valitsed selles maailmas, kus me arvame vahel, et suurte riikide juhid jagavad inimesi, rahvaid ja väikseid riike omavahel. Sa lased sellel juhtuda. Aga ühel päeval saab ilmsiks see, et mitte keegi ei saa enam otsustada, vaid issand kõik, mida sina oled meile tõotanud,
see täitub. Aita meil täna siin maailmas usaldada tormides ja ka päiksepaistelistel päevadel sinu juhtimist ja sinu tõotusi meeles pidada. Isa, me täname sind Tarmo ja Madli ustava teenimise eest Kärdlas ja Hiiumaal. Palume nende edaspidisele elule ja tulevikule sinu rahu ja õnnistust nende lastele ja tulevikus ka lastelastele. Issand, õnnista, kuhu nad iganes lähevad. Ja me tänan, et sina jääd meiega siia ja ka meie võime teada kindlalt seda, et meie tulevik on sinu käes. Aita meil tähele panna sinu kutset ja järgneda sellele, kui sina meid kutsud. Aamen.